Tere tulemast vanapäevaga põrgu kööki. Asi ja elu lähevad järjest huvitavamaks. Mina ei oleks oma elu sees uskunud, et ma hakkan sihukest asja tegema. Aga nüüd tuleb välja, et ikka olen tegija küll. Hakkan arbuusi marineerima. See on algselt nagu pärit Portugalist kuskilt sealt. Madeira saare pealt või kuskilt sealtkandist. Ma täpselt ei oska öelda, kuna portugali keelt ma valdan väga kehvalt. Obrigado ja rohkem ma nagu ei teagi, seal minu portugali keel lõpeb. See tähendab vist aitäh. Senor ja senorita. Ma ei tea, kas Portugalis on, Hispaanias on need seniorid ja senioritad. Okei, ja asi on väga lihtne tegelikult, kui ainult huvi pakub. Ja mind hakkas see asi nii väga huvitama, et läks kohe meelest ära võtta endale see anum, kus mul on üks hea anum, kus ma saan seda, see on selline plastmass tünn, ämber, et hakkan seda asja tegema. Ensiks on vaja kokku segada see nõndanimetatud marinaad. Siia marinaadi sisse läheb loorberilehe, 3 loorberileht on vaja. Mul on selline pisikene miniarbuus. Vaata, kuna ma ei tea, kuidas see asi välja tuleb, siis ma ei julgenud seda suurt, seda 2 mehe arbuusi ei julgenud koju veertada. Nii et ma proovin selle väiksega ära, kuidas see asi läheb ja siis hiljem saab ka suurema koju veerdatud. On vaja liiter vett. Nii, mis ma siin kokutan? On vaja liiter vett. Mul on siin keedetud ja maha jahutatud vesi. Siia läheb siis nüüd, mul on siin sellised asjad. Siin on kaneel, siin on tšillihelbed, siin on, mis need on need? Nelgiterad ja siin on vürtsiterad. See möll läheb siia sisse. Nii. Siis läheb siia sisse supilusikatäis soola. Olemas. Siis läheb siia sisse 5 supilusikatäis suhkurt. Arbuus on magus, aga ma ei tea, miks nad seda suhkrut panevad. Ju siis on niimoodi ette nähtud. Ja see möll nüüd läheb segamini. Ja senikaua, kui ta siin olen natukene laiali, et siis kui ma seda arbuusi siin lõikelen, et senikaua las see siis sulab siin natuke, las ta siis sulab see suhkur ja sool. Nii, vaata, lugu on nüüd nii. See asi käib sedamoodi, et kuna seda asja ei kuumuta, siis bakterite vältimiseks, mis on siin, vaata mul käsi jääb nahka. Nii kui madu olen. Mõtlesin, et selle naha võiks niimoodi kokku korjata. Nendest saaks teha mingi mosaiigi või. Ja siis, et igaks juhust kasutan siis ettevaatusvahendeid, et muidu äkki lööb käärima. Nii, selle siis, mis ma siis mõtlesin? Ma mõtlesin niimoodi, et ma lõikan ta niimoodi, ei tea, mis siin sees on. Kas on isane või emane arbuus? Öeldakse, et arbuusi ei oska nagu midagi öelda. Kas on isane või emane? Ja ta tundub ikka nagu isane, tal on siin mingisugune eriline aparaat. Hea küll. Nii, nüüd on see asi. Lõikan veel. Niimoodi. All right. Ja siis lõikan niimoodi. Kui paksud, umbes sellised. Mis on siis 3 sentimeetrit. Need otsad tegelikult, neid otsi ma ei pane. Nüüd ma põrutan niisama sisse. Nii. Teeme siis järgmise.
vaata, nüüd on see asi. Nüüd ma võtan selle siia, panen lorbeerilehed 2, siis panen siia põhja tilli ja ühe suurema küüslaugu küüne panen ka siia põhja. Nii, all right. Ja siis hakkan laduma neid. Neid siia laduma. Nii. Neid saab laduda niimoodi, et vahede, et nad üksteise vastas ei ole, siis need vahed niimoodi kenasti sobivad. Võtame selle. Asi läheb järjest huvitavaks. Nii, all right. Seda on minu arvates, kui ta tuleb nüüd selline, nagu ta tulema peab. Mina nägin, et portugallased hammustasid seda punase veini kõrval. No ma ei tea, mina veini ei joo. Et see võiks olla ka siis nagu mingisuguse salatina või isegi lapsed võtsid teda sealt tünnist ja hammustasid seda. Nüüd läheb järgmine küüslauk. Järgmine küüslauk siia, loorbeer ja till. Nii, till. All right. Et ju ta siis ei ole selline väga vürtsini, et lapsed tahavad ju sellist magusat aga kuna see marinaad on ka selline magus hapu tuleb, siis ma arvan, et ta on päris selline, ma usun, et on sööda või jooda. Nii, okei. Peale veel till. Üks küüslauk veel jäi. See ka siia peale. Ja vaatame nüüd, mis seisus see on. Lahustan. Ja selle värgi siis nüüd vaname siia peale. Krast tuleb vedelikust nii välja, nagu vaja oligi. Ja selle siis, nüüd on niimoodi. See jääb tõmblema toatemperatuuril, siia tuleb panna üks vajutis peale. Nii, siia ma panen pärast ühe purgiga vesi, siis hoiab need. Ja see on nüüd kogub jõudu ja julgust 4 päeva toatemperatuur. Ja siis võib hakata maitsema. Ma ei tea, kuidas see asi siis välja tuleb, kuidas ta sul maitseb. Aga minul on igal juhul uudishimu suur ja ma usun, et siin ei saa ka midagi väga valesti minna. Et kõik saab olema, vaata, see jäi panemata praegu, nüüd oleks küll jama. See on 300 millimeetrit, 300 milliliitrit on õunaäädikas, kõva mees. Ma pean seda siin lobistama edasi tagasi, et see äädikas jõuaks igale poole. Okei, see jäi sisse segamata. Ma tegijal ikka juhtub. Kes midagi ei tee, tollel ei saa ka juhtuda. Vaata, ja ma arvan, et see on tõesti omapärane selline, eestlastele võõras. Kõrvitsat ju marineerime tegelikult. Aga mis see arbuus on? Ta on ju ka kõrvits. Lihtsalt teise värviga. Melonia.
vaata, siuke lugu oli. Suvi on puhkuste aeg. See hakkab nüüd läbi saama. Aga ma räägin siis, kui veel suvi oli algupoole ja inimestel, olid veel sellised, nendel potipõllumeestel olid veel sellised tihedamad tööd olid ees ja siis hommikul kella 5 ajal naine äratab meest, et tule nüüd üles, et me peame suvilasse minema, et seal on vaja peenrat kaevata. Mees on unine selline, et mis sa nüüd, et laupäev, et meil on ju aega küll minna. Ei ole, et pärast päike läheb kõrgele ja siis on kuum ja siis on sul jälle häda, siis on sul õlut vaja. Et lähme kohe teeme ära. Mees vastu tahtmist ajas ennast püsti, pani riidesse, sõitsid siis suvilas. Kuurist sealt siis rehad ja labidad välja mõlemad, et üks hakkab ühest otsast peenalt kaevama, teine teisest otsast. Naine sai 2-3 labidatäit kaevata, mees veel vaatas, ei olnud veel labidat maasse surunud, kui kägu eemal. Kuku! 2 korda. Naine jättis ka kaevamise poolel ja vaatab ringi ja hõikab siis, et käokene. Palju mul veel on jäänud? Ta nagu lauset ei lõpetanud. Vaikus. Mitte üks piiks. Kägu oleks nagu surnud. Mees ütleb teisest otsast sealt. Kuule, vast lähme koju tagasi. Mul on selline kahtlane tunne. Naine jättis labida maasse püsti, pani jooksuga auto juurde. Lähme ruttu! Tuttav, et kägu pole mitte igaüks kuulnud ja igale ühele ta ei kuku ka. Mina arvan. Aga kui teid huvitas see marinaadimine, siis tehke järgi. Või proovige vähemalt. Kohtume.